kuule, eile õhtul sa küsisid mu käest, et kas mul on pigmendilaigud ja kas ma midagi nendega teen või et mida selleks nagu siis vaja oleks, et mina ei tea, mina ütlesin sulle, et mul pole mingit pigmendilaike, nüüd vaatasin peeglisse, mul on juukse piiri ääres jumala tugev rent. On ju, ja eelmine aasta neid ju veel ei olnud. Eelmine aasta ei olnud, et see on nüüd see, et 33 ja pigmendilaigud, tšau. Muideks mul tuli 10 aastat tagasi mul ei olnud ühtegi ja ühel päiksereisil tuli siia lauba peale selline 3 linnunokk ühe reisiga ja siin on täiesti selline suur lärakas ja ma ütleks, et see on osasid inimesi väga puudutav teema, osasid see üldse ei huvita, et mõned näevad, et need on tetratäpid näiteks ja see on fine ja sellepärast nagu need inimesed, kes tahavad pigmendilaikudega tegeleda, need peavad ise nagu tunnetama, et ma tahan midagi ja kui see reageerib, eks ju, aga et saab siis midagi teha või? Õnneks jaa, muideks kreem pigmendilaigule on pigmendilaike töötlevad kreemid on tõhusamad kui kortsudevastased kreemid tegelikult. Teed see siuke lahendus ikkagi? Jaa, sest et vaata see pigment on siin hästi selle naha kõige peamises kihis ja selle tõttu on ekstraktidel ja aktiivainetel võime seda pigmenti nagu, kuidas nüüd on, kuskil lahustada. Nii lähedal, eks ju? Pääsed ligidele hästi. Sest vaata kreemid ju liiga sügavale ei lähe, aga just kuna see pigment on siin nii naha vastas, sest kreemil on see jõud ja võimekus olema seda teha. Aga see võtab aega, et esimesi tulemusi sa hakkad nägema kuskil seda, et see üks laik läheb sul nagu väiksemateks tükkideks, see on see, mida sa märkad kuskil kuu-pooleteise pärast. No kuule, see on päris hästi. Kellel nii palju kannatust ei ole, siis ma ei tea. Aga need on esimesed tulemused, et siis kasutad muudku edasi ja õnneks kreemiga on see, et seda võib kasutada aasta läbi, suvel ja talvel ja hommikul ja õhtul. Aga kes tahab teha neid koorimisi, happekoorimisi, lasereid, siis nemad saavad need tulemused kiiremini, aga siis nad peavad jälle jälgima seda, et pärast hästi palju oma nahka taastada, sest see tekib see kuivus, kestendus ja tundlikkus, need on päris nagu rõvedad probleemid. Ja seda nad ei tohi teha aasta läbi. Et selles mõttes kreem on, ma ütleks, kes on natuke jänes, nagu mina olen, ma julge neid aparaadi asju teha, siis kreem on pikaajalisem, aga ta on turvalisem ja pigmendilaikudest saab tõesti. Kuule, aga see tähendab siis seda, et ta, mis sa ütles, et ta nagu lõhustab, aga ülejäänud nahale ma panen ju taga, ma panen ainult plekile, mis ülejäänud nahal siis? Ülejäänud nahal ta ennetab seda melaniini kogumi teket ja see on jumala hästi, sest mul ka, kui ma ütlesin, mul 10 aastat tagasi tuli ja ma olen kogu aeg nüüd neid pigmendikreeme kasutanud, siis mul tegelikult teistesse piirkondadesse enam ei tule, et need kõige tundlikumad on vunts, siis põsed, silmaääred ja laup. Eriti jube, kui vuntsidele tulevad pigmendilaigud, siis paistabadki nagu vuntsid. Oh dear god. Rinna peale tuleb ka. Aga siis põhimõtteliselt sa panedki kaelale ja siis natuke rinnale. Jaa, sest et nägu ju ei lõppe siin teada pärast, nägu lõppe siin. Enamik inimestel lõppe siin vist.